kultuuriloolist ja võib-olla looduse poolest just tuntud saart, siis tegelikult võib Vormsit pidada ka korallisaareks. Nüüd on meil muidugi 1,4 kilomeetrit jalutamist ja võib-olla siis, kui ma midagi vahepeal tahan rääkida, siis ma kindlasti teen pausi ja vaatan, et kõik koos on ja siis räägin. Aga kui ma ei räägi, siis räägime seal kohapeal. Et lähme siis sinna. Kõrge on Vormsi kõrgeim punkt. 4 meetrit. 13 meetrit. Me oleme sellele üsna lähedal ja oleme siis 10 meetri kõrgusel merepinnast umbes. Ja kõigepealt ma räägiksingi siis veidi sellest Huitbergi paekühmust ja siis võib-olla mõned legendid ja lõpuks natuke loodusest. Ja siis Huitbergi paekühm on väga suur, ta on 500 ruutmeetrit, 20 meetrit lai, 70 meetrit pikk ja kõrgust on nagu ajapikku ka tõusnud, maapind tõuseb, on 2,5 meetrit, kui me lähme sinna. Võib-olla leiame ka siis mõned... ma tahtsin ka saata väikest visuaalset materjali. See on võetud Barbi Pilbre raamatust Minu Vormsi 2020 ilmunud, see on väikene animeeritud, kuna me siin sellises Vormsi, mitte keskpunktis, aga ütleme lääne pool keskpunkti asume. Ja ma nüüd natuke alustaksin keerulisemast jutust võib-olla, kuid ma üritan sellega tavakeelde siis lahti seletada. Et siis korallid, et ilmselt on tegu, kuna see on 500 meetrit ikkagi ruutmeetrit, võib olla tegu tõepoolest terve korallrifiga. Ja korallid siis on mereorganismid, ehk kes kuuluvad siis ainuõõsset ehk algloomad, kõrveraksed hõimkonda ja nad on õisloomad. See tähendab, et nad siis kinnituvad maapinna külge. Ja antud juhul siis on nad merepõhjas kinnitunud, kunagi olid. Ja siis nad on koloniaalsed polüübid, mis siis tähendab ka seda, et nad hingavad diffusiooni teel. Ehk siis kehasein koosneb 2 rakukihist ja siis korallid kuidagi eritavad ainevahetusjääke. Sellest tekib selline kaltsiitne skelett ja selle varjus nad siis polüübidena elavad. Keegi võib-olla on kuskil käinud Egiptuses sukeldumas, siis sellised korallrifid, et niimoodi nad nagu tekivad. Et kui keegi on praegu tänapäeval näinud koralle. Ja see on siis ka muidugi Vormsi maastikukaitseala osa ja siit ei tohi siis, kui me võib-olla leiame sealt mingisuguseid huvitavaid kivistisi, ei tohiks neid kaasa võtta. Ja see on siis üks vanimaid korallrifi struktuure Eesti aluspõhjas. Ja näiteks võib tuua ühe võrdluse, et kui keegi võib-olla pildilt võib-olla on ise käinud Ojamaal, siis seal on sellised raukid, mis näevad välja küll nagu kivisambad pigem, pole üldse sarnane sellise paekkühmuga, kuid neil on sarnane tekkelugu ikkagi, et see on nagu ikkagi jääaja kulutuste alt läbi käinud ja antud juhul siis Vormsi saar oli vee all ja asus hoopis mujal. Ja et me oleme kindlasti kuulnud, kuidas see Baltika ürgvander siis liikus. Ja korallidest veel, et siis kõige enam levinumad on siis tabulaadid ehk põhik ehk kärgad sellise mustriga, et ma võin neid korallimustreid saata ka siis. Ja siis harva võib ka kohata sammallooma, mis ei ole korall, et sammalloom näeb välja selline või siis kivistisena selline. Et ta on vetikalaadne, võib ka olla arenenuma taime moodi. Saan ka selle siis ringi käima. Ja siis on siin 1986 aastal tehtud puurimiste käigus kindlaks puursüdamiku alusel, millest mina nagu täpselt aru ei saa, et võib-olla teie poolt keegi oskab seda parem seletada. Biohermi paksus on umbes 11 meetrit. Et mina ikkagi siiamaani mõtlen, et mis see paksus tähendab, kuid see on fakt. Et ta on 11 meetrit, selle paksus on 11 meetrit. Ja
kõik need loomad siis, kelle iidseid kivistisi me näha saame, elasid siis troopilises soojas madalmeres hilisordoviitsiumi ajastul ja enam kui see on siis 400 miljonit aastat tagasi. Ja liiguks siis võib-olla sinna, uuriks seda paekühmu ennast ja ma räägiks seal mõned legendid. Huitbergi vanamees, selline trollilaadne kuben, ehk siis see tähendabki vanameest ja tal oli kristallpalee olevat siin olnud ja palju käskjalgi ja siis talle meeldis pidutseda ja pralletada kogu aeg ja lisaks sellele veel noori tüdrukuid röövida ja et igav siis ilmselt pralletada poleks. Ja ühe korra siis jällegi oli keegi lähiskülast tulnud siis maasikale ja käskelad siis olid ta jälile saanud, aga tüdruk pistis jooksu ja Umbialu kirikusse. Sinna tuldi tal järgi ja sealt jooksis ta metsa. Hakkas nii hirmsasti nutma, et olevat tekkinud emaallikas. Ja siis ta saadi ikkagi kätte ja siis olevat tulnud siit Pörbi lähedalt keegi noormees ratsa ja otsustanud, et jube paha teed läheb siit Huitbergi kaudu, kas kiriku või mõisa poole teel ja siis tulnudki siia kanti ja näinud, kuidas koopa suu on avali ja siuke pralle käib, õllevaht on kappade peal ja siis too koben, see vanamees habemik oli välja tulnud ja kutsunud noormehe ka, et nüüd tuleb meiega jooma. Aga too ütles, et ei, kust mina, et pärast võib-olla tulen, ma olen kirikusse teel, et ei, vanamees ei andnud alla ja ihukaitsed juba ümberringi tulevad, et noormees juba hirmul ja siis käsutas tüdruku õlut tooma noormehele ja noormees tundis ära, et aga see on keegi meie kõrvalkülast kadunud tüdruk eelmine aasta. Too läks õllekapaga siis noormehe juurde ja sodistas, et ära joo, pista jooksu, et muidu nad saavad su kätte ja tõmba risti üle põllu mõisa poole. Noormees olevat siis kapavõtt teinud nagu rüüpas ja visanud sellega hobuse lakale hoopis, et nii et susises ja siis pannud minema hobusega kappadi risti üle põllu, nagu tüdruk ütles. Vanamees koben siis olla käsutanud, et nüüd kõik ihukaitsed järgi ja õllekapp tooga ära ja need ei saa joosta, et pikki vagu ei saa, et ei saa ristimärki maha jätta, et peavad pikki vagu minema. Noormees saigi põgenema ja õllekapp ka jäi alles, aga hiljem see kadus tal ära. Selline legend. Ja võib-olla siis lühidalt räägiks ka loodusest, mis siin just mitte tervest nüüd Vormsi loodusest, aga pigem siis siin Huitbergi ümbrusest ja paekühmu õõnsustest kasvavad siis välja ka kaitsealused sõnajalad. Siis on siin lihtsalt väiksemaid imetajaid nagu jänes ja rebane ja ohustatud liikidest merikapsas ja randlõosilm. Ja samblavaibast vabadel kohtadel, kui me veidi võib-olla otsime, me võime küll näha siis kivistunud koralle. Ja isegi võib ka näha brachiopood, et need on nagu käsijalgsed, et nagu pärlikarbid jälje poolest. Nagu pärlikarbi või teokarbi selline jälg. Ja siis loomulikult kõige müstilisem lind on Vormsil sookurg, et just olevat hilissügiseti hästi müstiline kuulata sookure huikeid. Kas ma räägin veel pikemalt midagi või tahate järsku küsida midagi või vaataksime neid, kas me leiame mõned iidsete kivistuste jäljed üles?